Olen telerežissöör või režissöör, vist ei pea lahterdama. Võtnud üles oma elus, ma arvan, üks 100 teatrietendust, teinud seda 30 aasta jooksul ja käinud ära siis umbes enam-vähem selle sama tee, mis ma arvan, paljud teatrid üles võtvad režissöörid selle ajaga on käinud, sest et kui ma hakkasin seda tegema, siis oli tegelikult toimumas just selline tehnoloogiline muutus, mis seadiski küsima seda küsimust umbes nagu ekraani kasutamine ja tähega Tambet laval, et selle sama salvestuse omadus teleekraanil. Ehk seal see salvestuse osa muutus oluliseks mängumaaks, aga samal ajal toimus tehnoloogiline areng ja tundus, et kõiki asju saab teha palju paremini. Ehk me kõik mäletame ju jumala eest, mitte siis kõik, osad on ikkagi nooremad, neid teatriõhtuid. Minu sõbranna Kadi ütles, et nemad ikkagi Saaremaal ostsid seda telelehte, et teada saada, mis reede õhtuti telerist siis teatris tuleb. Pere pesi ennast reede õhtul puhtaks, pani snäkid lauale ja võib-olla alati ka klaasike ja siis vaadati härdas vaikuses 2,5 tundi ahvikäppa või Mõrva katedraalis. Ja nii oli see paljudes peredes. Minu ema arvab, ma arvan siiamaani, et Eesti parim Hamlet on Ants Eskola ja see, kuidas ta mängis ikkagi, see oli kordumatu. Kahjuks sellest on olemas telesalvestus või salvestus. Minu jaoks see nii ei ole. Ehk siis see ongi see, millest ma tegelikult tahtsin rääkida täna, et miks teles toimub salvestus, ükskõik milline on tema tehnoloogiline, või mitte tegelikult ei ole ükskõik. Aga ütleme, kui andekas või andetu on režissöör, on selle publik ehk vaataja siis kodus, mitte saalis, hoopis teistsuguse tundega kui siis teine vaataja. Kuidas see nii juhtub? Ja miks telekunst ja teatrikunst samamoodi pole kokku saanud natuke nagu ekraan, laval ja etendus? Mul mitu korda küsite, et kas ma ei taha kasutada näiteid. Sa oled telerežissöör, oled asju üles võtnud, näita ometi midagi. Eile käisin vaatamas Draamateatri etendust ükskord Liibanonis ja kui Ivo Uukivi selja taha pandi käima ekraan, kus näidati teisi tegelasi, siis ma mõtlesin, isegi Ivo Uukivi ei suuda ekraani üle mängida. Mina siis ammugi mitte. Ja nii ma ekraani ei valinud, sest ekraan kontsentreerib, tähtsustab ja toob esile asju, mida me kas tahame või ei taha. Nii ta on. Ekraani mõjust me saame igapäevaselt aina rohkem aru, sellepärast, et kui ütleme, et uuringud sellest, mis ma tean, on sellest ajast, kui tegelikult meie põlvkond või siis noorem põlvkond kasutas isegi neid lisaekraane, mida teie ka praegu kasutate samal ajal, kui mina räägin, sest ma räägin igavalt. Te natuke nagu lõbustate ennast sellel ajal, natuke scrollite. Aga et kui inimene läheb kinno, siis meie peas on selline koht nagu empaatiakeskus ja kui me istume pimedas kinosaalis ja ei scrolli samal ajal, siis võib heal juhul käivituda sealt 50 või 60% tema olemusest. Ehk me suure tõenäosusega läheme sinna sellesse maailma sisse. Kui me näiteks vaatame seda sama asja televisioonist ja mul on seda muidugi erakordselt valus tunnistada, siis maksimum, mis me võime kodus saavutada üldse empaatiakeskuse kaasatust, arvates maha need ekraanid, mida teie vaatate ühte ekraani, aga teie lapsed või lapselapsed vaatavad tegelikult samal ajal 2 YouTuberit erinevas aknas sellel väiksel ekraanil, on 15%. Ehk me tegeleme konkureerides koduste müravahendite, kõigi muude allikate, lisaekraanide, kõige sellega. Ja nüüd selle 15%-ga peaks me tekitama empaatia pelgalt sellega, kuidas me asja üles võtame. See ei ole võimalik. Ja miks see ei ole võimalik? Või mis on selle eelduseks? Ehk siis, ma ütlen nüüd ühe lause, mis on nagu, ärge arvake, ma olen idioot, aga mulle lihtsalt nagu meeldib see võrdlus. Et teatrikunst ja tele on üsna ühevanused.
ehk siis massimeedia esimene vorm olid Vana-Kreeka keraamika. Toodi lauale nõud, seal oli kangelaslugu peal, kõik vaatasid seda ja fantaasia jooksis. Ükski režissöör ei seganud suurepärast lugu. Kõik teadsid, kuidas see lõppeb, jube huvitav oli. Jõuti lõunaaega, pandi lauale ehk võib-olla kangurud ja kiviraiduritest väike keraamika, dokumentalistika. Mõeldi, millised elu muidu elatakse. Jõudis õhtu kätte, läks lauale vaas Eros lillega ja kõik mõtlesid edasi, mis juhtub. Aga kunagi praktiliselt ei kujutatud neil vaasidel teatrietendust. Mitte sellepärast ütleme niimoodi, et ei olnud nagu oskusi. See tegelikult ei olnud, ühe põletuskorraga sa võisid saada 4000 vaasi, see oli suhteliselt ikkagi masstoodang. See oli ja nõudlus oli suur, eriti spordivõistluste vaaside järgi, nagu tänaselgi päeval. Olümpiaülekanded on väga populaarsed endiselt. Aga mis see eeldas siis, et mis pidi olemas olema ja miks teatrit mindi vaatama teatrisse ja vaasi vaadati kodus? See tegelikult on nüüd mõtlevaid 8 sajandit hiljem ikka sama probleem. Ehk meie peas on emotsioonisüsteemis 7 primaarprotsessi. Me tahame neid kogeda, sest me saame sellest mõnusa ajulaksu. Me tahame saada adrenaliini, dopamiini, serotoniini, oksütotsiini. Ja need tekivad, kui me tunneme, mul on kuskil spikker, kui ma ära unustan, aga hirmu, raevu, iha, otsingut, kaotusvalu ja hoolitsust. Ja kõige viimane primaarprotsessis on mäng. Kui me neid 6 eelmist võime saada kas päriselus, mitte muidugi enam nii palju kui evolutsiooniliselt me varasemalt saime seda. Ja väga hea, et me siin heaoluühiskonnas seda hirmu vähe saame. Aga ma ei tea, näiteks kui ma teen otseülekannet 23 kaameraga, siis adrenaliin ja see hirm, reaalne hirm, mis mul ennem ülekannet on pärast nii suur, et ma ütleks, ma võin juua 3 pudelit viina ja see pohmell ei ole võrdne, mis on selle adrenaliini pohmell järgmisel päeval. Ja seda teavad nagu paljud suurte ülekannete tegijad, sul lihtsalt reaalselt sa oled sült ja sa ei suuda midagi. Aga samas on mõnus. Seda kõike me otsime ka kunstist, muusikast, piltidest ja teatrist, siis eelkõige mängu. Me lähme tegelikult teatrisse vaatama mängu. Saama seda mängu primaarprotsessi emotsiooni. Ja me tahame seda saada, me lepime kokku, et see paks habemega mees on Maie, kes armastab metsikult teda Märti, kes on kõhm, ilus mees ja me teame kindlalt kroonika andmetel elab hoopis teise naisega. Ja selle paksu mehe ema on väga hea Eesti koomik, üks teine suur mees. Ja me vaatame seda ja me saame tohutu mängulusti. See on meile erakordselt mõnus, me naerame, me elame sellele kaasa, me vaatame, kuidas nad üksteisele alla mängivad ja me oleme olemas. Nüüd lähen kohale sinna mina oma kaameratega ja halvimal juhul teen nii, nagu peale seda, kui teleteatrid salvestati, me hakkasime seda kõike muutma, sest meile tundus, et seda kõike muuta on väga oluline. Kuidas siis varemad salvestati? Väga selgelt oli kaamera frontaalne, ehk siis isegi mitte seal nurgal, vaid siin otse. Nad olid lava suhtes otse, nad ei võtnud suuri plaane detaile, ei olnud mingeid liikuvaid kaameraid. Ja see tundus hästi vanamoodne. See tundus, et neil ei olnud seda võimalust, mis tegelikult iseenesest oli ka tõsi, aga see oli ka neile, ütleme siis tegijatele, tohutu kontseptuaalne, sisuline, õige valik, ilma et nad oleks seda ise teadnud. Sest mis tähendab filmilikkus teatrietenduse ülesvõtmisel? See, et sa võtad, sul tekib sügavusterevus, sul tekib liikuv kaamera, sul tekib teine vaatepunkt. Ja see teine vaatepunkt, ma arvan, et kõik teatriteadlased teavad sellest õudselt palju, et kõik asiteatus on vaatepunkti küsimus. Samamoodi on see jugade teatritenduse ülesvõtmisel, et kui me istume suures saalis, siis meil on ühesugune vaatepunkt etendusele. Me ei ole see etenduses sees,
me jälgime seda mängu eemalt ja suhteliselt suurema distantsi pealt. Kui me võtame üles etendust väikses saalis, vaatame me etendust palju lähemalt ja mingis mõttes me siis tõlgime selle salvestuse keelde ka selle võimaluse, sest et tegelikult publik on saanud selle vaatepunkti läinud ära lähemalt. Ehk me valime või peaksime valima, aga me oleme nüüd, ja see tee on olnud tõesti, mitte see ei ole nii, et mina, Elo Selirand, läksin Eesti Televisiooni 96. aastal tööle, hakkasin kõigepealt salvestama ühtmoodi teatrietendusi, siis sain ägedamad kaamerad, hakkasin teistmoodi. Samamoodi oli aasta vist sajandi alguses hästi palju BBC-s nähti vaeva sellega, et paljud teatrietendused viidi reaalsesse keskkonda. Tundus, et hästi äge. No me teeme suve unenägu, meil on hästi head näitlejad, me teeme siin sellise poolmaagilise võlumetsa ja see hakkab tööle. See teatrietendus hakanud tööle. See hakkas tööle ilmselt Inglismaal, oli tal hoopis teine. Me ostsime selle sisse Eestisse. No sama hästi oleks võinud näidata Rästiku elu, see nagu vaataja hulk oli 0 ja seda järelvaatamist tol ajal niimoodi ei olnud üldse, mitte kellelgi nagu puudus emotsionaalne side selle asjaga, keegi ei teadnud neid näitlejaid, imelikult mängisid kuskil seal võltside põõsast all. Miks? Ehk seda samamoodi seda tõde on otsitud tegelikult igal pool. Seda on kindlasti hästi palju lavastajad ka ise määranud, et ma arvan, et ma ei tea, kas teie hulgas on Ekmani fänn, aga Ekman on oma salvestustes kindlasti läinud hästi seda sama, ma ütleksin, vana head teleteatrit reede õhtul teed, et tal on väga selgelt frontaalne kaameraliin ja hästi selgelt kasutatav etenduse pildikeel. Aga mis selle nagu juures on oluline, nagu nendel vaasidelgi, millel ei kujutatud teatrit, on publik. Ehk siis tehnoloogiliselt ütleme niimoodi, et režissööri jaoks kindlasti on eelis kasutada etenduse ülesvõtmist ilma publikuta. Midagi juhtub, saad tagasi võtta, näitlejal läheb sassi, saab valgust sättida, sest Eesti teater armastab seda, et oleks hästi pime. Ülekandekaamerad veel ei armasta seda, nad ikkagi tahaks näha midagi. Ja siis see nagu kõik nagu on mõnusam, absoluutselt kindlasti vähem närvikulu, palju parem. Tegelikult niipea, kui sa lülitad välja sellest salvestusest, ta ei pea olema näha, ta ei pea olema, ta peab olema tajutav selle publiku. Siis sa tegelikult tapad selle salvestuse nagu veel üks kord, siis ta muutub eriti. Siis ta on salvestus ja sellest on olemas nagu väga selliseid, kus ma siin olen ise seda viga teinud, on tehtud nagu enne mind, on püütud parimat, näiteks ma ei tea, Nüganeni legendaarset Roomet ja Juliat salvestati minu arust 1,5 aastat Linnateatri Tieles igal vabal öösel. Ja sa vaatad seda ja see ei ole see etendus, see ei ole see tunne, see ei ole see lugu, sa ei saa aru, miks see üldse niimoodi, mis tähtsus sellel oli sellel ajahetkel. Samas kõik, mis ma räägin, ei kehti nagu, see on kõik nagu siuke bla, 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 bla. Tegelikult alati kõik on erandeid täis. Salvestasime Ingo Normeti viimast lavastust Brant, telestuudios, Värstraama. Absoluutselt töötas ilma publikuta. Pille Jänesel oli suurepärane abstraktne kujundus seal, ainult Ingo jaoks ei olnud abstraktne. Ingo jaoks oli nagu see on ju uks, ta ei saa sealt tulla. Me olime nagu, see must sein, vahet ei ole, ta tuleb sealt. Mis on nagu see sama see koht, et ma kuulasin ennem, kuidas vaatasin, mida lavastaja näeb, kuidas ta on, kuidas nagu ta tahaks, et ta etendus salvestatakse. Minust see on libe tee, mitte, et ma tahaks õudselt nagu lavastajaid alt tõmmata ja ütelda, et või vastupidi, siis nagu tulebki teha ise ja jääb siis selline, nagu sa tahtsid. Aga me lähme ju teatrisse ka nii, et lavastaja istub meie kõrvale ja ütle, et vaata, mis ta paneb sinna taskusse, vaata, kui huvitav see on, vaata, nüüd vaata, mis ta teeb. Me vaatame seal, me leiame seda oma lugu. Me tajume seda oma lugu ja me näeme võib-olla palju rohkem vahel, kui see lavastaja on sinna pannud. Andku kõik lavastajad andeks.
Me lähme koju meeletu elamusena. Mul oli üks etendus niimoodi. Läksid esietendusele, selle esietenduse käigus viis torm ära pool selle saali katusest. Õuest tulid näitajad läbi märjad. Ma arvan, see oli nagu selline etendus. Ma mõtlesin, see on teater. Issand, kui head, ma siia tulin. Natuke õudne on, vahepeal kukkus pilpaid laest alla ja kõik nii edasi. Lavastaja püüdis lavale minna ja etendust peatada ja taas Ivo Uukkivi, ma ei tea, kus Uukkivi mu ellu ta nüüd täna on sattunud, ütles, mine ära, lõia udu, ma mängin siin lõpuni. Jube, nii äge etendus oli. Teised inimesed läksid sinna etendusele, ma ei tea, ma ei näinud midagi, päris igav oli. Ehk me saime, üks materjal, täitsa erinev elamus teatrietenduse puhul. Nüüd siis, kui me selle salvestame, ongi see kummaline asi, on täpselt töötab samamoodi. Ehk minu ema, kui ta nägi, et Ants Eskola on parim Hamlet, täis seda vaatamas ilmselt minu isaga, varases noorus, ilmselt nad ei saanud pileteidki ja siis, kui nad pärast seda teatris nägid, siis neil tuli meelde, kus nad kuskil olid seal kösserdanud selle pingi peal istuda ja võib-olla pärast jalutanud ja rääkinud väga vähe Hamletist ja võib-olla veel vähem Ants Eskolast. Aga see emotsioon on see, miks me neid salvestisi üldse uuesti vaatame. See on mingis mõttes, ma tean, see on kõige nõmedam viis ja ise ma olen suur spordivaenlane, nagu on näha minu välimusest, sest pilt ütleb alati rohkem kui 1000 sõna. Et see on ju ka see, mis pärast me vaatame spordivõistlusi, me vaatame, lähme korvpallisaali ja vaatame, kuidas päriselt keegi viskab korvi sinna või sinna poole, keegi võidab, keegi kaotab, keegi teeb vea. Mis peaks juhtuma, et me tahame seda uuesti vaadata salvestusena? Ja Kalev tuli Eesti meistriks, mis iganes Nõukogude Liidu lõpus ja me vaatame sealt tükke. 2014. aasta kergejõustiku meistrivõistlustel 2 meest hüppasid terve päev läbi kõrgust ja siis viimasel katsel üks mees vigastas ennast ja teine mees ütles, et andke meile mõlemale kullad, et ma võiksin võtta üksita. Aga ta oli nii äge, ma vaatasin, ma ei teadnud nende meeste nimesid ja siiamaani nutsin teleka ees, mõtlesin, et kui selle üles leiaks, vaat seda kohta tahab uuesti. Teatrietendustega on natuke samamoodi. Ja mis see režissöör seal siis teeb? Esiteks 30 aastat õpib ja saab aru, et see, mis ta vahepeal on teinud, on olnud kohutavalt halb, kuigi ta on püüdnud teha head, sest ta ei ole tegelikult mõtelnud, et ta teeb seda mitte filmilikuks tegemiseks, mitte sellepärast, et tal on parem tehnoloogia, vaid see kõik, milleks me töötame, on see sama miks ja need aju emotsioonisüsteemi protsessid. Ja tegelikult ju iga päev oma tööd tehes püüame kogu aeg luua inimestes ja vaatajates seda tunnet. Ehk teatrietenduse ülesvõtmise puhul on see tunde tõlkimine. Siis kui Vana-Kreeka vaasid siin näiteks olid, siis ma ütleks, et režissöör on nagu Hermes, kes vahendab inimest ja Jumalat. Ja inimese koha peal on siis lavastaja. Ja inimene võib olla ekslik. Ta tahab, et ta palve jõuaks Jumalani. Aga ta tegelikult ei oska seda hästi sõnastada. Ja isegi siis, kui see inimene on kuri või pirtsakas või ütleb meile halvasti selle eest, on meie asi see palve ikkagi viia Jumalani ehk siis vaatajani. Ja vahel ma ütleks selle kohta, see õnnestub. Ja kõige rohkem õnnestub see juhul, kui need tegemist on iseenesest märgilise lavastusega. Ma tean, et kohe hakatakse rääkima, mis kell on. Jah, kohe hakatakse rääkima õigustest, kuidas me peaksime teatrietenduse üles võtma ja mis õigused on ja millal me tohime neid õigusi üles võtma. Mina ütlen, et me peaksime võtma üles märgilisi teatrietendusi, mis tegelikult selle reedõhtusele teatripublikule, kes kunagi enam ei kordu, kellest on tulnud uus põlvkond, midagi tähendaks. Ehk mul on siiamaani kahju, et Anton Tšehhov ammu surnud, kõik õigused vabad,
etendus Ivanov, kus mängisid Ülle Kaljust, Maria Klenskoja, Ita Ever, Harriet Toompere, Mait Malmsten, Indrek Sammul, jumal, kõik põhimõtteliselt terve Eesti teater korraga ühes etenduses. Ütles tolleaegne peatoimetaja, et see 3 tundi, me ei võta seda üles, kes seda vaataks. Kes üldse vaatab telerist teatrit? See vaatab seda ja kui ta ei vaata seda tervenisti, siis see üks kord, kui ta selle arhiiv.err lehelt või Jupiterist üles otsib, siis on talle seda emotsionaalselt vaja. Siis selleks hetkeks ta peab olemas olema. Ma tean inimesi, kes oma elu rasketel hetkedel lähevad arhiiv.err lehele ja vaatavad uuesti ära Vihmameistri etenduse Ugalas. Allan Noormets on nii ilus, et oleks kindlasti võitnud paar Oscarit, kui ta oleks filmis kaasa teinud. See on nende turvakoht. See on, ja kas see oli selle, minust ei saanud Pride'il ühtegi preemiat ega midagi. Ei olnud nagu tipplavastus. See oli selle ajastu tähtis hetk neile noortele, kes siis seal, ma ei tea, Ugalas õppisid. Ja kui te olete teinud valiku, et võetakse üles õige tükk, siis tuleks ta võtta üles nii, et ta paistaks, ta kostaks ja teda saaks siis näidata. Ehk ta tehnoloogiliselt vastaks sellele. Et see on ka vastus küsimusele, miks teatrite endi salvestused mitte kunagi, kui nad ei ole väga nagu tehnoloogiliselt korrektselt sooritatud, ei saa töötada nii-öelda laiale publikule. Nad töötavad kindlasti sellele trupile, neile inimestele, kes seda tegid, neile, kellel on see teadmine või selgus, mis seal on sees, aga mitte siis neile teatriõhtut vaatavatele inimestele. Kas salvestamine kas sa võid salvestusel tajuda midagi enamat? Jah, ma ütleks selle peale lõpetuseks, sest ma saan aru, et ja taaskord, mis kell on? 1 minut. Siis saab publiku küsimus. Ehk siis, umbes ka 100 tagasi. Salvestasime 20. lennu diplomietenduse Burattino lõpustseeni telestuudiost ilma publikuta. Võib-olla sellepärast jäi ka teistsugune. Aga vaat see lõpustseen oli niimoodi, et Elmo ütles, et kas te olete täitsa valmis, me olime mingi proovi ära teinud. Me ütles, et me teeme seda 1 korra. Ja siis ta läks nende noorte juurde, ütles, et te olete siin viimast korda kursus, te laulate viimast korda koos, te ei kohtu enam mitte kunagi võib-olla. Te olete 4 aastat olnud parimad sõbrad ja see on teie viimane hetk. Ja mitte kunagi enam ei kordu see hetk, mis see siin on. Mina hakkasin nutma ja läksin üles pulti. Nemad ei tohtinud nutta, sest Elmo oli ütlenud, ja aeg on kohe otsas. Me peame selle 1 korraga ära tegema. Ja ma panin selle käima, näpud olid märjad ja pult oli märg. Ja ma ütleks selle kohta, et kui ma seda laulu nüüd uuesti kuulen või näen, see tunne tuleb tagasi. Mul lähevad silmad märjaks ja ma tean, et nad said kõik omavahel kokku edasi ja see ei olnud neil viimane kord ja kõik nii edasi. Aga see tunne jäi mulle sinna sisse. Ja nii siis me neid teatrietendusi salvestame. Nüüd on see 5 minutit, kui teil midagi küsida ei ole, siis ärge tundke piinlikkust. Tavaliselt ei olegi inimestel midagi küsida. Aga ma seisan viisakalt. Vaatan, kas ma unustasin midagi ütelda. Kas on kellelgi midagi küsida? Jah. Ise lavastajana ma olen äärmiselt rõõmus, et telerežissöör keeldub olemast lavastaja ori ja ütleb, et ta vaatab ise ja vahendab palvet ise. Mulle see väga meeldib. Väga tore. Aga küsimus on see, et kui nüüd telerežissöör võtab üles lavastust, kus on laval ekraan või ekraanid, et seal on see sama meedium, mis on tema enda väljendusvahend, kuidas ta siis sellega käitub? No see on see ekraanitud mäng ehk ekraan mingis mõttes, see sama tinglikkuse aste meid aitab kindlasti, ehk see lõhub, juba on etendus tegelikult, vabandust kõik ekraaniarmastajad, tõesti nagu kasutage ja õigesti ja nagu Tambet ütles, kõik on väga hea, kui ta on õigel ajal õiges kohas, aga ta juba lõhub selle kohe siin ja täna praegu mängu nii palju ära, et salvestusele kui sellisele
emotsionaalselt ta tuleb nagu ta ei muutu nii nagu konserviks, te olete juba ta nagu natuke konserviks teinud enne. Ehk tal on see element juba sees olemas, aga ta ei tee lihtsamaks. Ma ütleks see kohta, et me kasutame siis kas ekraani puhtalt üle, nii-öelda salvestatakse eraldi, näidataksegi nii-öelda seda, mis toimub ekraanil ainult ja mitte näitlejad. Või siis ongi seesama see nagu Ojasooja Semper on ise lavastanud oma salvestised samamoodi nagu Suve unenäo ja mis neil on kõik, kus on ekraanidega tehtud, kus nad on siis nagu teinud otsuse, millal näidata näitlejat, millal ekraani suures plaanis. Et siis see on olnud lavastaja otsus. Ei, minust ei ole, siis tõtras võetud. Pole mõtet selja taga inimest kiita, aga ma tahtsin öelda, et minust nagu see Kertu Pisto, kui ma seda saalis vaatasin, ma vaatasin nii-öelda hindava režissööri pilguga just seda osa, et see ekraani kasutamine laval lavastuses mulle kui vaatele ja mitte isegi nagu mitte režissöörile, aga see on seesama see koht, see, et miks sa võtad näitlejalt või seal teiselt näitlejalt tähelepanu ära, kui läheb käima ekraan. See peab olema nagu meeletu tahtejõuga inimene ja ma tahan seda tänasel päeval näha eriti noorema publiku hulgas, kelle jaoks ekraan on nagu kohe tähelepanu tõmbav. Ehk näitlejal ei ole võimalik ekraaniga võistelda. Aga seal oli see nagu kasutatud nagu lisalava kujunduse element, nagu lisavõttekoht, lisaelement, mis toob lavale ruumi juurde, mis on minust väga tore. Ma küsin kiiresti, aga kas sa tunnistad vajadust või tunnetad ka vajadust ikkagi salvestada sellise kultuurimälu tekkimise pärast või põlvkondliku sideme tekitamise pärast või kuidas sa seda tunnetad? Ütleme niimoodi, et ma võin ka ütelda, et mul on 100 lavastust kindlasti minu hingekirjas, sellepärast et oli periood, kui salvestati aastas 36 lavastust. Mis tekitaski selle sama, et sul oli nii lai see osa, et täna väga paljuski toimub lavastuste valimine õiguste, trupi suuruse, teatri koostöövalmiduse ja muude asjade alusel, mis võib tähendada seda, et võib-olla üldse selle hooaja või kõige olulisem märgiline lavastus jääb üles võtmata, sest ta ei vasta kõigile parameetritele. Ja ma mõistan seda rahaliselt täiesti absoluutselt, aga nii-öelda kultuurilooliselt ma arvan, et see on hästi lühinägelik samm. Aitäh selle ettekande eest, et kuigi ma siin jäin vahele telefoni vaatamisega, aga ma vaatasin tõesti ajakava, et see oli minu jaoks väga huvitav, et mina just teatriuurija ja õppejõuna kasutan väga palju salvestusi ja väga palju erinevaid, et mul isegi võib-olla otseselt küsimust ei olegi, aga et just see nagu käivitas mingid mõtted, just nimelt seda, kuidas ma ise töötan ja kuna mina ei ole see otseselt televaataja, eks ole, et ma vaatan enamasti kindla eesmärgiga, eks ole, et ma otsin mingisugust infot sellest. Eelkõige on see siis see, et vaja leida see 3 või 5 minutit, mille pealt ma saan mingid asjad ära seletada või mis on mingi oluline näide, eks ole, et siis ma tõenäoliselt olen natuke teistsugune vaataja kui televaataja, kuigi see on väga oluline osa meie kultuurist, see, et tõesti televisiooni vahendusel jõuavad märgilised lavastused ka laiema publikuni. Aga et siis paar sellist nagu kõrvalkommentaari, et mis puudutab eri tüüpi salvestusi, et üks nendest on tõesti näiteks seesama Romeo ja Julia, mida ma olen ka õppetöös palju kasutanud, et sarnane näide näiteks on Kaarne Raidi Onu Vanja, mis oli Ugalas, mida mängiti Olustvere lossis, mis salvestati ka niimoodi, et publikut ei olnud. Ma ise salvestasin ükskõik, mida sa edasi ütled. Jah, et mõlemad olid sellised, Onu Vanjat ma nägin, Romeo ja Juliaga oli vist see, et mul oli pilet õnnestunud saada ja tollal päeval just ei etendus ära. Nii et seda ma ei näinud, nii et minu kogemus ongi ainult see telesalvestus. Aga nad hakkavad töötama mingi erineva asja, teistsuguse asjana. Et ma ei vaata neid kui otseselt dokumente. Et selles mõttes, et ma ei võta teda autentse lavastuse ülesvõttena, eriti kuna Onu Vanja kogemus mul on olemas, eks ole, ja ma mäletan seda, kui lähedal oli näitle, eks ole, et kuidas need emotsioonid seal tekkisid, et see on nagu omaette žanr. Just nimelt see periood, et kus kaamera liikuski näitlejale hästi lähedale, mida ma sealt uurijana ei saa, on näiteks nagu tervik misansteenid. Kui mul on vaja teinekord näiteks misanstseeni analüüsida ja siis kui ma tudengile neid näitan, siis ma näiteks ruumi neil analüüsida ei lase, sest seda enam kätte ei saa. See on just mõttes see perspektiivi küsimus, et kuidas see, mis on laval ja see, kuidas publik asetub, on nagu ruumis üksteise suhtes paigutatud. Et teatri uurimises on see päris huvitav küsimus.
Ja teine, mis puudutab neid teatrite salvestusi, siis mina näiteks olen nende eest nagu väga tänulik, just nimelt need töösalvestused, mis on tavaliselt tõesti võetud nagu staatilise kaameraga. Sageli nende kvaliteet ei ole tehniliselt kõige parem, nii et tõesti telesse nad ei sobi. Aga see on see, kus ta on nagu üsna neutraalne ja kus juhtub täpselt see efekt, et keegi teine ei anna oma vaatepunkti. Et isegi kui ma ei näe detaile, et siis ma näen seda tervikut ja sealt ma näen näiteks, kuidas kasutatakse ruumi, kuidas kasutatakse misanstseene, sest üldiselt ikkagi tele jaoks tehtud salvestused ju keskenduvad parasjagu sellele näitlejale, kes räägib. Aga mind huvitab ka see, mis teeb see teine seal kõrval. Kas ta on lähedal, kaugel, mis suhted seal tekivad. Nii et nendel eri tüüpi salvestustel kõigil on nagu mingi oma roll või roll on praegu imelik öelda, sest et siin tekib see topelttähendus või mingi oma funktsioon ikkagi olemas. Et kõik päris palju sõltub tõesti jälle sellest, et mis olukorras sa vaatad. Või kes on see vaataja, et mina tavaliselt vaatan arvutist, kerin edasi-tagasi, sest ma otsin mingeid kindlaid asju ja siis võib-olla minu esmane valik ei olegi tegelikult telesalvestus, aga et just nagu ajaloolasena mind huvitab see nagu võimalikult neutraalselt tehtud salvestus. Nendega on see, et sageli nad on seisnud teadmata aja VHS-idel ja siis ei saa sellest udupillist enam suurt üldse midagi aru. Et see on selline tulekahju või nagu mingisugune kaduva arhiivi päästmine on see kassettide digiteerimine. Aga et tõesti see on nagu hästi huvitav teema ja minu jaoks oli väga oluline kuulda just seda televisiooni vaatepunkti, et nagu mis on nagu teie mõtteviis, nii et tõesti aitäh selle eest. Palun, ma ei osanud öelda. Lihtsalt nagu see lõpetuseks, siit tuli üks huvitav mõte, et räägitakse ju enamasti seda, kes räägib, et eriti alguses mulle tundus, kuna teater on hästi, nagu sõna ütleb, ta kasutab teatraalseid vahendeid ja kui tahetakse, et inimesed räägiks siis loomulikumalt, siis nagu ma eile nägin, nüüd kantakse peamikrofonid ja kõik nii edasi, aga näiteks sellesama Tambeti diplometendust Ihnur me võtsime üles ja mulle tundus, et nagu nii halvasti, vaata nagu hästi üle võlli mängivad ja nüüd ma võtan siit suur plaan ja õudselt halb jääb see, eriti kui nad samal ajal teksti annavad. Ma olin hästi kaval, väga kaval telerežissöör, ma näitasin kuulajaid. Ja siis pärast kuulsin, kuidas need omavahel arutasid seal, kutsid õudselt halb üles võtta ja ainult kuulajad näitati mul suured monoloogid seal vahepeal. Vot nii, et ega siis telerežissöör ka ütleme niimoodi õpib elus, et tegelikult on üks halb asi, mille ma olen omandanud, et ära päästa tükki, vaid katsu tast aru saada ja tema vaatepunktist ja kui teda juba üles võetakse, siis mis pärast teda võetakse ja just seesamasega, et me kindlasti ei võta teatriteatlastele sellepärast, et selleks on juba olemas need teatrite enda salvestised, vaid me võtamegi siis lootuses, et tema tehniline ja visuaalne kvaliteet ja see salvestises mingilgi määral olemasolev etenduse aimdus on siis olemas laiale vaatele. Sellised me oleme. Aitäh selle ettekande eest.